Tere vaatama Autoneti proovisõitu. Tulevik ongi käes. Kohale on jõudmas esimesed elektriautodele mõeldud kiirlaadijad. Sellised laadijad tulevad igasse väiksemasse asulasse, kus on vähemalt 3000 elanikku Eestimaal. Nii et ei ole vaja enam ainult muretseda selle pärast, kas teil kodus saab autot laadida. See võrgustik on tulemas igale poole Eestisse, nii et tere tulemast elektriautod Eestisse. Tere tulemast Nissan Leaf. Minu meelest tõepoolest esimene tõeline auto elektrimootoriga. Mitte lihtsalt mingi veidrik, mingi täispuhutud mull, vaid tõeline täismõõdus sõiduauto. 5-kohaline ruumikas laadimine käib selle klapi alt. Elektriauto tunneme ära sinise Nissani märgi järgi. See on siin klapi peal, tõstame klapi ülesse. Ja siin on 2 laadimisvarianti. Kodulaadimine käib siit oranži klapi tagant, kiirlaadimine siit selle suurema klapi tagant. Avasime mootori katte, pilt nagu tavalisel autol. Siin on mootor, isegi väike aku. See aku on siis mõeldud kõikide auto nii-öelda olmefunktsioonide toitmiseks. Tuled, raadio, see jõuallikas annab siis 80 kilovatti sellele autole. Auto tühimass on 1500 kilogrammi. Natukene raskem kui tavapäraselt sellise väljanägemisega auto. Aga see mootor pakub sellisele autole kiirendust 0-100 11,9 sekundit ja maksimaalkiirus on kusagil 145 kilomeetrit tunnis, nii et see auto hätta selle mootoriga ei jää. Siin on meil päikesepatarei, mis laeb seda sama 12-voldist akut, mida me äsja seal ees mootori katte all teile näitasime. Ka selle auto pakiruum on päris mahukas, nagu tavalisel autol. Siin on üks kõrgem lävi, mille all on laadimismehhanism, kuid ka tagumiste istmete seljatoed käivad alla. Ja pakiruumist leiame kodulaadimiseks laadija. See läheb auto ninasse. See teie kodusesse elektripistikus. Siin salongiski istume täiesti nagu tavalises autos. Armatuurlaual näidikutel kesksel kohal mitte tahomeeter, vaid skaala, mis näitab teile, kas te kasutate praegu akudelt elektrit või regenereerite seda. Ja üleval vasakut kätt on teil väike skaala, kus teil on võimalik hakata kuusekest kasvatama. See näitab seda, et te olete sõitnud väga ökonoomselt, väga säästvalt. Siin on püsikiirushoidja ja muidugi Bluetooth. Ja autos on sisestatud SIM-kaart, nii et te saate läbi mobiilivõrgu oma telefonilt ja arvuti ekraanilt vaadata, kas auto on vaja laadima panna või kui ta laeb, kuidas laadimine kulgeb. Kui mõni vandaal on kusagil juhtme välja kiskunud, siis saate kohe mobiilile sõnumi, et tule tarka mind uuesti vooluvõrku tagasi. Leafi läbisõit ühe laadimisega on 175 kilomeetrit. Seda on ka rohkem kui enamus elektriautodel, aga seda vast sellepärast, et siin on rohkem akusid peal. Kuulete, automootor töötab. Tavaliselt me peame alati mootori välja lülitama, kui me filmime, et see müra ei takistaks meil mikrofoni heli. Aga praegu me ei pea mootorit välja lülitama, mootor töötab, aga midagi kuulda ei ole. Järelikult jalakäijad erilist tähelepanu nüüd edaspidi. Eesti teedele tulevad elektriautod, mis on hääletud, nii et mitte liigelge ainult turvaliselt, vaid ka kõndige turvaliselt, vaadake ringi. Iga hetk võib teil selja taga olla elektriauto hääletult. Kohtume järgmises saates.